kalade Zodiaagi märgi esindajad, need kaardid on sulle ja kaardi ladumine on inspireeritud 29. märtsil toimuvast osalisest päikesevarjutusest, sest igasugune varjutus on hoopis vastupidine ja toob meil midagi hoopiski välja. Aga võib olla see, et kõik asjad ei tule välja, mingi segadus võib jääda ja need energiad ei ole see, et nüüd 29. midagi muutub, võib ka nii olla, aga need energiad võivad juba enne käivituda ja olla püsivad kuu aega, 3 kuud, pool aastat, isegi terve aasta. Oleneb siis sündmustest. Kuna ka Neptuun, suur planeet, läheb kalade märgist, läheb jääramärki, on täpselt samuti suur sündmus, sellepärast energiat vahetuvad. Sina kalade märgina tead, kui palju emotsioone ja tundeid ja turvalisust ja mitteturvalisust ja hoolitsust ja sellist segadust võib sinu elus olla, et kalad ikka seal vees ja ujuvad siiapoole ja sinnapoole ja unistavad ja illusioone on palju, siis see jäär võib tuua väga kiiresti nagu tõmbadki kala veest välja. Ta ei saa aru, mis toimub. Lisaks siis märtsi lõpus luuakse ka noor kuu, nii et neid energiaid on palju, nii et ära imesta, kui ka palju asju toimub, sest kõigil on need energiad liikumas. See on jälle selline hetk, et vana asi ei sobi, aga milline see uus asi on, kuhu poole pean ma jooksma, jäär, kes tahabki kohe kuskile joosta. Aga veel võib-olla ei saa, on arusaamatu. Siis siin, kuigi see kaart võib anda natuke sellist taevaseid olendeid, kes meid aitavad ja ka võib-olla selline taevane nõukogu, aga sa võid ka sealt abi paluda, tõesti, aga siin võib olla ka, kuna ma vaatasin neid teisi kaarte ka, siis tuleb ikkagi välja see, et võib-olla on suguvõsaga mingisugused asjad vaja ajada. Või pereringis mingisugused probleemid kerkivad või on juba kerkinud ülesse ja see nõukogu on nii ühte kui teist. Et on vaja kokku saada, on asjad vaja ära arutleda ja arutada. See ei pruugi olla lihtne just täpselt selles kontekstis, et kõik informatsioon ei ole avalik, ei ole veel avalikuks tulnud, on veel saladusi, ei taheta rääkida ja ei taheta ka tunnistada, et kui on tehtud mingisuguseid vigu, siis ärme ütleme, et need on vead, vaid need olid need otsused, mida osati sel hetkel teha, ei ole mõtet nagu kinni jääda. Siin on natukene sellist vaidluse momenti, süüdistamise momenti ja nagu sa näed, on hägused värvid, ei tule nagu seda otsust siin väga lihtsalt, ei pruugi üldse tulla. Aga nagu see kaart võib ollagi mitmetähenduseline, siis võid abi kutsuda ka kuskilt teispoolsuselt ja me teame, et me ei ole kunagi üksi ja abi võib sealt tulla. Lisaks siis müstilise šamaani kaarditele võtsin ka kuu oraakli kaardid ja see keskmine kaart on siis kuu jumalanna, mis on must jumalanna, ehk ta ongi selline taassünni ja surma ja uuenduse jumalanna ja vaata hoolega seda kaarti. Siin see Hekate ütleb küll, et ela praeguses hetkes, see on tema võtmelause. Samas on see kaart, Hekate on see, kes vaatas 3 poole, sai korraga vaadata. Minevik, olevik, tulevik. Ta sai vaadata. Ja vot samasugune ülesanne ongi see, kui te saate kokku
kui teil on see probleem vaja lahendada, siis te peate vaatama minevikku, peate vaatama olevikku ja ka tulevikku. See on antud hetkel hästi, hästi tähtis. Sest see kaart viitab sellele, et need teod, mis on praegu tehtud, need tulevad minevikust. Ja ta ei lase teil nagu edasi liikuda, kui te ei ole ära lahendanud need probleemid seal minevikus. Sa ei saa nagu rahulikult elada olevikus ja sa ei saa liikuda nagu tulevikku sirge seljaga edasi. Nii et siin on minevik uuesti läbi elada, läbi vaadata ja kõrvale heita. Või ütleme niimoodi, et siin nagu puhtaks pesta või ära põletada, aga mitte nagu negatiivses võtmes, vaid just positiivses. Nii, see tegu on minevikus tehtud, me ei saa sinna mitte midagi teha, nüüd me võtame selle ja liigume edasi. Me ei saa kõike maha kustutada, aga me saame edasi liikuda. Nii, ja ükskõik, mida te selle mineviku juures ja ka siin olevikus, ükskõik, mida te ka ei leia, siis noh, ma ei tea, mingi asi jääb ikka veel saladuseks. See nagu, ma ei tea, kas see saladus tuleb välja või ei tule. Aga siin nagu ka ütleb, et see, kes jätab asja saladusse, siis ta peab tulevikus ikka sellega tegelema. See on niimoodi, et kui sa praegu ei räägi, siis mingi hetk tuleb saladus ikka välja, mingi asi kuskil tuleb välja, siis tuleb uuesti tegelema hakata. Saad aru, tegeleme praegu. Selle puhtama ja õiglasema tuleviku nimel tegeleme praegu, rääkige kõik välja. Võib-olla sul siin nõukogus, kui te saate kokku, siis panetegi kõik nagu nimetatud kaardid lauale, et me lihtsalt oleme silmitsi sellega, mitte keegi ei süüdista mitte kedagi, me oleme lihtsalt silmitsi, et asi on praegu nii, nagu ta on. Et me ei saa minevikku muuta, on ju, me peame elama ja tulevik hoolitseb iseenda eest, kui meie hoolitseme praegu oleviku eest. Siin tuleb lihtsalt ära otsustada, mis on see kõige tähtsam asi, mis on kõige tähtsam ja siin see siis Saturn on maaelement, ta on natukene võimukas. Võib-olla te peategi perekonna, sest sageli on see ka isa, range isa, võib-olla te peate mingisuguse just sealtkanti neid asju lahendama. Siis samas see Saturn tuleb teid aitama lahendada raskeid, keerulisi probleeme. Ta ütleb, et tuleb teha nagu konkreetseid otsuseid, mis ei pruugi olla lihtsad, aga täpselt kas või kirja panna, lepingut sõlmida, sest see on ka lepingute planeet. Lepingud, süsteemid, Exceli tabelid, kõik niimoodi tuleb, et sul oleks lihtsam. Ta ei ole sinu vastu, vaid ta on sinu poolt. Pärast saate vaadata, ahah, aga sa ju lugesid lepingut. Kuidas sa sellest lepingust aru said? Ja kuna tuli välja siis kaljukits, siis see kaljukits on siis jaanuar, nii et kas see asi hakkas teil juba siin jaanuaris pihta või laheneb jaanuariks. Nii, ja kolmas kuumajade kaart, ka väga-väga huvitav. Kui see välja tuli, siis ma mõtlesin, et noh nii, kas nüüd kivi kaelas või kivi kaelast ära. Ja sa näete, siin on kohtumaja trepid, täpselt samuti asi tuleb ära lahendada, kui te ei saa omakeskis ära lahendada, kuskilt peate siis abi saama, süüdistamine tuleb lihtsalt maha jätta. Siin ongi selline, kuidas ma ütlen, et kui keegi on jätnud päranduse, kui keegi on midagi endast maha jätnud ja ütelnud, et ma tahan, et see saaks sellele ja see saaks sellele, siis unustage lihtsalt ära, et aga miks mina? See ei olegi üldse tähtis. Uskuge mind, see ei ole tähtis.
tähtis on rõõmu leida. Sihukest jäikust ja klammerdumist ei ole vaja, see ütleb, et see ei ole, ükski asi ei ole meil. Kui on isegi kivisse raiutud, siis kivi saab ümber raiuda. Ei ole vaja nagu klammerduda mitte ühtegi asja. Siin Merkuur ja Saturn koos selles sõnnimärgis näitab, et igaüks, kes siin selles nõukogus või selles sündmuses üldse osaleb, on väga kirglik just oma omandisse, suhtub väga kirglikult ja sellepärast ei olegi võimalik lihtne lahendada neid asju, sest igalühel on see tähtis. Ja Saturn esitabki tavaliselt neid esivanemaid, nagu ma siin ennegi ütlesin, et see on väga sihukene materialistlik, omandihimuline, noh, sõnn täpselt samuti, ta tahab, et kõik oleks korras ja nii et mis ma ütlen? Põikpäine ei tohi olla, kiivalt ei tohi mingisuguse asjadesse kinni jääda, et jah, see on isiklik, see on minu oma. Siin on võib-olla see siis pereasjadega, perefirma asjadega, perekondlike traditsioonidega. Ja võib-olla ongi see, et äkki lahendamine on väga, tahate lahendada väga vanamoodsalt ja väga traditsiooniliselt. Ja arvate, et see on nagu ainuõige tee, siis see tegelikult niimoodi ei ole. Et on võimalus ka asju teistmoodi lahendada. Ja mulle tundub, et ma vaatan ühe šamaani kaarti, et šamaan tuleb kindlasti midagi ütleb, võib-olla lihtsustab seda süsteemi, sest siin on väga pikk lahendusprotsess, sama hästi ütleb sõnn ka, ega sõnn ei tee ühtegi käiku, ei tee lihtsalt niimoodi lupsti ja valmis, ta ütleb ei, me peame veel arutlema ja me peame veel arutama, noh mis asja, no ja muidugi tuleb ringikaart välja, igalühel oma arvamused, igalühel omad arusaamised elust ja mulle tundub, et siis see ringiratast käibki ja veel arutleme ja veel arutleme ja veel ja veel ja veel. Igalühel on omad õigused. Aga täpselt samuti, nii nagu see kivikaart ütleb siin, et lagunemine, lahtilaskmine on oluline, uuesti sünd, ülevaatamine on oluline. Kui seisad silmitsi kaotusega, pettumusega, siis vaata eluringis on niimoodi, et kõik on meie poolt, mitte meie vastu. Mitte midagi ei pea meil olema, mida meil tegelikult ei peagi olema. Siis mõtle, äkki sul ei pea seda asja olema. Ja võta seda kui positiivset võimalust, et sa leiaksid iseenda koha elus uuesti üles. Just ütleb siin, et kogu sellest süsteemist nagu kaotsi minna on väga lihtne. Ja heietada ja mõtelda kogu aeg mingisugust ühte seda sama asja. Hommikul ärkad üles, õhtul lähed magama, üks ja sama mõte on peas. Ta nagu ütleb, et nüüd on viimane aeg nagu lahti lasta sellest ringist. Ei ole vaja sinna ringi kinni jääma, sest me oleme niikuinii ühenduses. Ja mul on selline, ta ütleb küll, et kõik saab korda niimoodi. Siin see viimane lause on, et kui see on sulle vajalik, kui asi on sulle vajalik, siis see varem või hiljem tuleb sinu juurde. Jah, see on viimane, mis ütleb müstiline šamaan sulle. Armsad kalad ja aitäh kuulamast!